25. septembri hommikul toimus Toompea lossiplatsil avalik koosolek eesmärgiga tõmmata tähelepanu erihoolekandeteenuste alarahastusele. Kõige suurem ja teravam probleem on see, et Eesti riik on unustanud enda kohustuse, et erihoolekandeteenus on riiklik teenus ja riik on täiesti unustanud, et on erihoolekande inimesed, on erihoolekandes töötavad tegevusjuhendajad ja võrdluseks võin öelda, et Riigikogu riigieelarve komisjonis öeldi ilusti välja, et 2026 tuleb lisaraha 4,2 miljonit, aga oleks vaja 157 miljonit. Maire sõnul oli kohale tulnud teenusosutajaid üllatavalt palju. Kui selle ideega välja tulime, siis paljud ütlesid, et ma ei julge, mulle järgneb äkki Riigikontroll, mulle äkki tulevad mingid ametnikud, võib-olla kohalik omavalitsus saab kurjaks mu peale, et tegelikult oli ka inimestel päris palju hirmu. Aga ma vaatan, et siiski neist paljud on tulnud. Kes ei tulnud, on riigi aktsiaselts väitega, et nad on riigitöötajad. Siis tegelikult tegevusjuhendaja ei ole riigitöötaja. Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist ja teenuse osutaja. Nii et kurb, et riigi aktsiaselts ütleb, et neil on kõik hästi, siis järelikult neil ongi hästi ja ülejäänud Eestil ei ole hästi. Alarahastusele lisaks on ka probleem tegevusjuhendajate puudus. Miks on see nii? Kui erihoolekandest läheb tegevusjuhendaja näiteks kas kohalikku omavalitsusse või töötukassasse tööle, siis need asutused on väga õnnelikud, sest erihoolekande teemad valdavadki ainult need, kes on seal töötanud päriselt. Nii et kaadri voolavus on päris suur ja just tänu palgale pingeline töö, väike palk. Kohale tulnud erihoolekande töötajate sõnul on lahendus lihtne. Mina alustasin oma tööd 30 aastat tagasi vabatahtlikuna ja mul on tunne, et ma töötan siiamaani vabatahtlikuna. Erihoolekandesse on vaja raha juurde, mitte lõpmatuid reformi ja muutmisi, vaid lihtsalt raha juurde. See on ju üks lihtne ülesanne. Sõna võttis Signe Riisalo, kes tunnistas, et eelneva aasta jooksul toimunud palgatõusud ei olnud piisavad ning et vastav eelarve oli liiga väike. Tänaseks on meil terve pikk loetelu neid teenuseid, mis on nii asutuse põhised kui ka toetavad teenused ja need on samamoodi erihoolekande teenused ja tõsi, inimesed vajavad neid, eriilmelisi teenuseid vajavad, et see on hea, et see areng on toimunud, aga mis on halb, on see, et seda on tehtud selle sama eelarve juures. 4 aastat hoidnud seda positsiooni ja mitte hakkama saanuna ma vabandan. Helmen Kütt lisas, et sotsiaaldemokraadid kindlasti esitavad eelarve menetluses ka ettepaneku. Kui peaminister ütleb täna eelarvet üle andes ja nii nagu te eile ka meedias lugesite, et tegemist on julgeoleku ja jõukuse eelarvega, siis ma ei tea, kuidas see jõukus ei ole siis jõudnud nendeni, kes kõige rohkem seda abi vajavad. Toimetulek on julgeolek. Esitatud nõudmised raha juurde toomiseks ei ole ületamatud ning jääb vaid loota, et olukorrale leitakse lahendus, mis rahuldab kõiki osapooli.